suudab meie teha päris mitte huvitavat pilooti, aga juba liigub edasi ja selle kolme roolis on Maarja Vallina. Juba liigub edasi. kuskil meil siin siis midagi toimub, kus toimub, mis toimub, keegi aru ei saa. See päev meie ütleb, no selge. Jah, aga ta saab ilmselt täna veel mitte sellega. Vladimir, samamoodi. Noored, uued ja suhteliselt tundmatud nimed täna veel, aga Saveli Vladimir on samamoodi Ida-Virumaalt Sillamäe ja Narva vahel on kohtade laadma, kus on siis aastaid järvestuse peal või pindi peal jäärada sõidetud ja tundub niimoodi, et sealt siis ongi võetud nii-öelda jõudis kokku ja on siis tuldud täna siia sõitma. Aga nüüd, kaksvede suurte klass alustab kohe eelmise hooaja üks väga tugev tegija Toomas Vass. Eelmise hooaja rahvastiigi karikavõistluste kolmas mees ja karikavõistlustel ja kalana peale, siis 3 kilomeetrit umbes, siis oli mingisugune bussi peal, nime ei vähe. Jaanus Piller on ütleme niimoodi, et neid trenne tasuks jälgida, sest need poisid sõidavad tõesti väga kiiresti ja tihtipeale arvatakse, et see on veel tünnukid nagu kergelt meelitada siis siin rahvaspindisarjades on bemmivennad näidanud ennast küll väga tugevast küljest. Endasari eelmise hooaja jooksul käis end 2 korda poodiumil hoppakarikavõistlustel aeguda sinna saanud või üldaasta poodiumil unustas asja ära põhihopis või ei arvutanud välja korralikult põhihopis. Sealt autoga raja ja sellega võttis võimaluse teistele. Harjus rajutanud ja mis siin toimub? Uure Ranna on see number 47, kes meil siin direkte teeb kui vastasel on Siim, see tahtis täis, Honda Civic Type R on teda eelmisel hooajal ühe võrra viinud sarjas etapivõidugi, see oli siis vasalähmas, aga enne on olnud see kogu aeg väga lähedal kõik võimalikele. Seda siis M-Supp ja M-Kasari tuleb juba vaikselt finiši poole ja ilmselgelt on siis M-ul tänavune hooaeg alustatud, vähemalt esimene sõit on tehtud ja peal see asja liiga tähtsa. See on hästi suur auto. Kas täna nüüd raske autoga siin on kergem sõita? Kindlasti mitte, sest raske auto tahab neid siidjõudusid hoopis teistmoodi arvutada. Kui seda lõpetab näiteks tõestab saanud ja proovib ära siis nüüd tõesti õigel kiirusel selle võistluse, kui M-Supp on meil finišisse saabumas või saabunud kuni hooaja lõpuni eelmisel aastal, siis kõigi võistlustarjast osa 283 rahvasportlast, mida siis sprintidel ilusat sõitu on ka Muhu sprindi teine ja Laitsuski juba päris kõrget punkte saanud, ning kokku oli siin Vaik Karl 11. kohal. Seda siis väikse sellise rõhu all, siis kas oodatakse nii kiirest autost, nagu seda soovin head ja kiiret sõitu. Ja Andrus Toom saadid järel kohe ehk siis Ergo Paat eelmisel hooajal veel Masseliigas kodusid teinud Kiiver, kolmaastale näitustati Ergo Paat
Ahmed Rajal ja kui esimesena minu arvamuste koha aastate üheselt kuni Taavi Tulistik. Loodast, et siis mõne aastat Kristjan Sinik on näidanud viimasel ajal üles vägagi sudikat sõitu ja siis viimastel tappidel võistlustel seda siis suures rahvastiku sarjas kui ka oli Kristjan Sinik juba praktiliselt iga kord sinna Belgumi poole. Seda liistunud samamoodi katseda väikeste klassi selline mees, number 62, Rivo Vähi. Eelmisel hooajal Eesti meistrivõistlustel on nii mõnegi sellise huvitava võistlussõidu teinud, aga seda juba siis sportlikus autorollis mõned aastad tagasi tuli Rivo Vähi nii-öelda mehena metsast, mehena Võrumaa mägede nahast ja nii mõnegi üllatuse ja tule alla algusti, ütleme siis poolteist hooaega ja juba oli Rivo sõitmas juba see, mis tihtipeale Matramentis. Number 62 läheb 63 Tanel Mõtt ja on juba rajal ja vaadata, mis on toimumas Esko Viird ja Rivo Vähi. Sellel hooajal see on vist jah. Suurte klassis käis võistlemas aga suurte meeste hulgas väikeste klassi võistlusi ja see tähendab seda, et tihtipeale selle väikeste klassi kolm Tanel Mõtt jõuab järele veel siin eessõitjale ja nagu praktiliselt juba rallikrossi teemale viimase 5 minutiga, siis on päris raske. Väga tubli hetke ja rahvastundi sarjadest on vist nii hästi läinud jah, 28 rahvastundi sarjadest. Aga mõtlesin esimese sõidu tulemused kohe pärast sõidu lõppu sisuliselt on need meil varsti kohale käes. Number 73 Tõnis Kress. Ilusaid süsteeme viskab küll ja selline, et harva lähevad üle kolme nagu nende autode treenimata autod, mida on neid kahte ja kui meil on vistist niimoodi kõik ühte, aga samas on märgata seda, et mõlemad Annel ja Rohejärv on alles nüüd punase või kirsipunase kolbiga. Aga jäi mul enne pooleli Ingertuuri teema ja tahtsin öelda, et jah, rahvaspordis Ingertuur hävis, aga samas on ikkagi eelmise aasta hõppakarika peale kõike külla saanud küll ala. Aga nüüd tõesti, lõpetame siin tööd, koodime täis, erinevates sarjades, rahvaspringi, Mossoliiga, suurkarikas, Mossoliiga, Riigisari ja tõesti väga